tõesti tahaks, et inimesed teadlikult teeksid oma valikuid, mitte et lihtsalt elu kuidagi läheb mööda ja siis sa oled järsku 40 ja su ümber ei ole mitte ühtegi sõpra. Ja kui sa kogu aeg lähed sellest ebamugavusest läbi, siis ma tahaks nagu peaaegu et garanteerida, et see peab ära kaduma. Aga ega sa midagi muud teha ei saa. Sina tema eest otsustada ei saa. Ma ütlen ausalt, ma ei kannata selliseid ohvrirollis elavaid inimesi, et temas endas ilmselt on sees see väike tüdruk, kes kilkab seal. Oh my god, sa saidki endale osta 300-eurose koti. Mida pekki? Hei, sa kuulad Kirstordil podcasti ja mina olen täna väga-väga elevil. Ma pean ütlema, et ma tunnetan seda kevadet täiega ja mul on teile ka suured uudised. Kui sa kuulad seda esmaspäeval, siis täna õhtul kell 7 lähevad müüki Kirstordil esimese live-ürituse piletid. Ma olen ammu juba mõelnud, et ma tahan midagi ägedat korraldada ja idee on ka mul tegelikult juba kuid ja kuid olemas olnud, aga nüüd ma tundsin, et on õige aeg see asi ära korraldada. Tuleb selline mänguline Pornstar Martini and Bingo Night. Ja kus ma seda korraldan ikka endal lemmikus kohas Ärkelis, kus on minu arvates Tallinna kõige paremad Pornstar Martinid. See on siis minu lemmikkokteil, siuke teise nimetusega Passion Martini. Kes veel ei ole proovinud, siis nüüd on kohe kindlasti kõige õigem aeg selleks. Ja see tuleb tõesti nagu mega fun, siuke girls night, et kindlasti ei viska Fientas piletitele ja sellele kogu kirjeldusele pilk peale, et mul on ka väga limiteeritud arv VIP-pileteid nendele, kes siis soovivad saada osaliseks erilisele üllatusele. Ja tegelikult ega üldse piletite arv on väga limiteeritud, nii et soovitan pigem kiirustada selle pileti ostmisega, eriti kui tahad sõbrannaga koos tulla. Aga täiesti okei on ka üksinda tulla, et ma päriselt arvan, et seal saab olema nagu selline mega mõnus girls night vibe ja kindlasti saad kellegagi ka jutu peale, kui peaksid üksinda tulema. Aga toimub see siis 18. aprill, see on laupäevane päev ja saad peale üritust ka jääda sinna Ärkelisse, seal on DJ ja siuke mega mõnus õhkkond, et ma olen tõesti nii elevil, et teha see esimene üritus ja näha teid ja suhelda teiega päris elus, et ma tahtsingi, et see oleks nagu selline hästi nagu sõbrannade vibes õhtu, et nagu suur punt sõbrannasid saaks kokku. Et tuleb mänguline, siuke interaktiivne, ei ole lihtsalt mingi passimine, ei ole nagu siuke vestlusõhtu, kuigi seal on ka sellist rääkimata lugude osa sees ja ka üllatuskülaline tuleb. Nii et igal juhul ta saab olema nagu teistmoodi kui ükski varasem üritus, mida ma olen korraldanud ja ma olen ise mega elevil. Nii et see oli kindlasti nagu üks kõige suuremaid asju, millega ma praegu tegelen ja mille ma tahtsin kohe siia algusesse ära rääkida. Aga mis veel? Praegu, nagu ma ütlesin, siis ma olen nii õnnelik, et on kätte jõudnud kevad. See on Eesti kohta erakordselt vara tulnud. Minu arust meil ei ole mitte kunagi märtsi alguses kevad kohale tulnud. Aga nagu 10 kraadi, päike paistab, ma saan juba nahktagiga väljas käia, tossud jalas, see on lihtsalt kirjeldamatu rõõm. Minu arust see annab tõesti nii teistsuguse energia, et kuidagi motivatsiooni on rohkem, tahad asju teha, tahad väljas käia, tahad jalutada, tahad lihtsalt nagu tunda seda päikesepaistet oma näol ja hingata seda kevadist õhku, et reaalselt see oli mõned päevad tagasi, kui ma astusin välja ja ma tundsin esimest korda nagu seda kevade lõhna, et ei ole enam see surnud talveõhk, vaid nagu midagi on tärkamas ja selline nagu värskus oli õhus. Ja ma armastan seda, ma armastan üldse kevadet, kevad on tegelikult vist minu kõige lemmikum aastaaeg, et mulle nii meeldib see ootusärevus, see, et see suvi on veel alles tulemas, kõik alles tärkab, need pungad hakkavad tulema, kõik läheb aina rohelisemaks ja nagu mulle nii meeldib seda jälgida, mul on ka koduaknast on nagu loodusvaade puudele ja reaalselt see on üks mu lemmikuid asju kevadeti lihtsalt nagu iga päev jälgida seda, et nagu kas nüüd on pungad, kas nüüd on juba nagu väiksed lehed hakkamas välja tulema ja nagu ma armastan seda, ma armastan kevadeti oma rõdul istuda ja lihtsalt nagu nautida seda, et see surm on möödas.
nii et jah, ma olen super elevil ja ühtlasi ma otsustasin ka vähem kui nädal tagasi, et ma lähen nüüd paari päeva pärast sõbrannale Laurale Dublinisse külla. Seal on siis tulemas St. Patrick's Day ja tegelikult me oleme juba mitu aastat rääkinud, et me võiksime Anetega sellel ajal sinna külla minna, et kuna see on nagu sihuke suur pidustus seal ja nagu tõesti seda tähistatakse ikka korralikult, seda St. Patrick's Day'd, et siis mõtlesime, et nagu tahaks ka näha seda kõike. Anette küll ei saa kahjuks tulla ja minulgi see plaan reaalselt tuligi nagu väga eksprompt, et ma kuskilt nagu sotsiaalmeediast nägin, et see St. Patrick's Day on jälle tulemas, ega mul see muidu meeles ei ole, millal see on ja siis ma nägin kuskilt, siis ma olingi, oh my god, ma võiks minna. Ja ma sain 180 euroga piletid ka, nii et nagu lennud siis edasi-tagasi. Ja ma olin mingi davai, ma lähen. Nii et väike sihuke Dublini trip, see küll ei ole ilma poolest kunagi midagi eksootilist või selles suhtes seal on võib-olla nagu tsipakene soojem kui siin, aga üldiselt jah, see ei ole sihuke koht, kuhu sa lähed nagu ilma nautima või isegi ma ütleks, et sa ei lähe sinna kevadet nautima, vähemalt mitte praegu veel. Aga eks ole näha, võib-olla see Dublin üllatab mind ka. Aga põhiliselt ma olen lihtsalt nii elevil, et Lauraga aega veeta, seal shopata, lihtsalt nagu võtta vabalt, et ma proovin jällegi võimalikult palju tööasju ära teha ja ma ei lähe sinna nüüd mingiks megapikaks ajaks, nii et peaks olema fine. Selle võrra muidugi ma praegu rabelen ja nagu ma ütlesin, siis see plaan tuli väga eksprompt, seega nüüd mul on siin nagu viimased päevad siukene väga tamp on peal ja väike ärevus on sees, et kas ma ikka jõuan kõik oma asjad tehtud. Aga ma tõesti megalt ootan seda ja olen väga elevil. Ja üks asi veel, mis ma lihtsalt tahtsin ära mainida, ma käisin eile juuksuris Seia stuudios. Kelly kutsus mind sinna ja ma olen lihtsalt nii rahul. Kuigi me võtsime päris palju pikkust lühemaks, sest et juukseotsad olid väga katkised. Aga see on hea eesmärgi nimel. Ja ma olen nii rahul, et jälle nagu värskem lukk on. Ma tegin nagu ikka oma seda tavakat, et blondid salgud, et ega ma mingisugust ekstreemsust ei tee, aga nii kohe sihuke hea värske tunne on. Nii et jah, sellised on minu uudised selleks nädalaks. Ja ma olen mega excited, et rääkida tänastest toetajatest, kes on välja pannud teile väga toredad kingitused. Issand, kellest ma kohe alustan? No kõigepealt me näeme siin Browsi kinkekotti. Browsi on meil kodumaine bränd, kes pakub siis erinevaid meigitarvikuid, ripsmeid, lokipaelasid, et mina olen nendega juba algusest saati koostööd teinud ja nende toodetesse ma tõesti ka usun ja neid ma kas igapäevaselt või siis väga tihedalt ka kasutan. Ja millele ma täna tahtsin keskenduda on siis nende eelliimitud ripsmed. Minu kõige lemmikumaks stiiliks, neil on siis erinevaid stiile neid eelliimitud ripsmeid, on see Barely There. Ja nagu nimi ütleb, siis nad on nagu pigem sellised tagasihoidlikud, aga annavad sellise hästi ilusa efekti ja toovad tähelepanu täiega silmale. Mida see eelliimitud tähendab, on see, et siin on nende väikeste ripsmetutikute küljes sihuke liimiriba ja sa asetad siis need ripsmed enda ripsmete alla. Ja nad siis jäävadki sinna sinu ripsmete külge ja võid täitsa nagu erinevat moodi vastavalt vajadusele neid kasutada, et kas lihtsalt paned üheks õhtuks peale niimoodi, et sul on ka enda ripsmed näiteks värvitud ja paned neid lisaks või siis saab neid kasutada ka mitu päeva, nii et sul ei ole ripsmed värvitud ja sa panedki need siis enda ripsmete külge ja nendega võid magada ja ma ütleks, minul võib-olla kuni 3 päeva on siis püsinud need ripsmed sellisel viisil, et saad nagu ise endale paigaldada ripsmeid, ripsmepikendusi tahtsin öelda. Ja neil on tõesti erinevaid stiile, mul on siin veel näiteks Love Me stiil, aga neil on nagu erinevaid veel. Et need on minu kõige lemmikumad, mis mina leidnud olen ja mulle meeldib alati, kui mul on sahtlis nagu varuga neid olemas, sest et minu arust nad on tõesti nii mugav kasutada ja nad jätavad sellise ilusa efekti, mitte nagu too much, olenevalt stiilist ka, et muidugi kui sa tahad dramaatilisemalt, siis neil on ka nagu selle jaoks variant olemas,
aga mulle meeldivad just need nagu õrnemad variandid. Et tõesti mega lihtne kasutada, sa ei pea mingisuguse liimiga eraldi jändama ja ma arvan, et isegi algajad saavad nagu väga hästi hakkama nende rüsmetega. Ja Browsi poolt siis läheb ühele häälsõnumi saatjale 35-eurone kinkekaart, et saad ise sealt lehelt vaadata, mida sinul parasjagu vaja on need ripsmed või tegelikult hoopis äkki mõni pintsel või lokipael, et siis saad vastavalt vajadusele ise vaadata. Ja siis on meil Heavenly. Heavenlyl on põnevad uudised, ma vist juba tegelikult olen ka maininud, aga nüüd on mul siin päriselt ka käes nende üks uutest maitsetest. Neil tuli siis 2 uut maitset. Üks on siis virsik ja teine pirn. Ma pean ütlema, et need mõlemad mulle väga meeldivad, aga virsik on ikkagi praegu vist see kõige lemmikum üldse kõikidest maitsetest, ka eelnevatest. Et see on nii hea värskendav. Mulle meeldib, et sellel ei ole mitte mingisugust nagu veidrat järelmaitset, mis osadel jookidel on. Ta ei ole liialt magus, ta on siuke nagu värskendav sõõm ja kui sa naudid teda veel eriti külmalt, siis minu arust nii on ta kõige parem. Ja ühele häälsõnumi saatjale siis läheb kastitäis tema enda välja valitud Heavenlyt. Ja kolmandaks toetajaks on minu pikaajaline koostööpartner Mediron ja nemad on siis täna ühele võitjale välja pannud Hey Organicsi uue näohooldussarja, kusjuures see on mega huvitav sari ja ma tahaksin täitsa isegi siit nii mõndagi toodet proovida, et see on siis nende Skin Longevity sari. Ja sellised näevad need pakendid välja. Ma mõtlen, ma tahaks teile näidata seda Hydrating Tonerit näiteks. Et praegu on mega popid just need siuksed piimjad toonerid. Kas see on tooner või toonik, ma ei tea. Igal juhul vaadake, kui äge see pakend välja näeb. Ja kõik need pakendid ongi sellised, et lihtsalt nagu silmal ka ilus vaadata. Aga lisaks sellele, et silmal on ilus vaadata, on nad siis palju rõhku pannud sellele, et su näo kaitsebarjäär oleks tugev ja et nahk oleks üldse prink, korralikult niisutatud ja siis kaitstud välistegurite eest. Et siin on siis komplektis cleansing cream, ka selline nagu mõnusalt niisutav. Siis seesama Hydrating Toner, mida ma just näitasin. Ja siis Face Cream, sellise jällegi nagu lifting efektiga. Tahan korra seda ka vaadata. Ka selline äge pakend, kusjuures see on Saksamaa bränd, nii et täitsa Euroopa tooted. Ja siis kuulub siia komplekti ka Retinal Serum. Ja see on siis loodud toetama naha loomulikku võimet taastuda, uuendada rakke ja säilitada naha kaitsebarjääri. Et sellised tooted siis lähevad ühele häälsõnumi saatjale täna. Ja teate, täna meil tuleb siuke tõsine sõbrannade istumine siin. Et teie kurdate mulle oma sõbranna muresid, põhiliselt minu arust said sõbranna mured või kuidagi selle teemaga seonduvad. Ja mina olen siis see erapooletu sõbranna, kes üritab anda nii head nõu, kui ma vähegi oskan. Ehk siis vaatame üle, mis on need mured, mis teid vaevavad. Hei Kaisa, minul on selline mure, et ma ise olen 20. keskpaigas ja mul on põhiliselt nagu 2 sellist sõpruskonda. Üks on siis kooliajast, et terve 12 aastat koolis selline suurem sõpruskond ja siis mul on ka ülikooli ajast sõbrad. Ja lihtsalt kuidagi viimasel ajal eriti ma olen nii palju hakanud nostalgitsema ja mõtlema tagasi kooli ja ülikooli ajal, et kui väga mulle meeldis ja kui väga ma tegelikult igatsen sellist sõbrannadega koos olemise aega, et kooli ajal nägime iga päev ja ülikoolis ka üsnagi ja isegi ülikoolis, kui me iga päev ei näinud, siis me suhtlesime iga päev ja ikka nädalas mitu korda nägime, õppisime koos, hängisime niisama. Aga nüüd on see, et kuidagi praegu ei olegi ühtegi sõbrannat, kellega nagu igapäevaselt suhelda. Ma tean, et tegelikult inimestel ei olegi aega iga päev suhelda ja ega mul endalgi seda aega iga päev ei ole, aga kas või iga nädalaselt kuidagi catch upida või rääkida, et tšau, et kuidas läheb ja nii. Olen ka paari oma sõbrannaga sellest rääkinud, et kas ma olen ainuke, kes seda tunneb. Ja siis üks ütles küll, et tema ka
vahepeal nagu tunneb seda, aga siis ta ka ei julge kirjutada, sest et ta teab, et kõigil on nii kiire. Ja siis ta lihtsalt räägibki mingite selliste kuusakatega, keda ta näebki iga päev ja kes on kogu aeg saadaval. Ja siis ühe sõbrannaga just hiljuti rääkisin, kuidas ma väga igatsen nagu seda sõbrannadega koos olemise aega. Sest et ta saab nagu aru ja talle ka meeldib see, aga et tal on nii nagu kiire ja umbes ei ole aega ja lalala. Ja siis ühesõnaga kogu pika jutu point ongi see, et ma sain aru, et kuidagi see suureks saamine on mulle emotsionaalselt üsna raske, mis puudutab sõpru. Et sellega kohanemine, et kõigil on nüüd järsku oma elu ja käivad tööl ja on kaaslased, kellele nad pühendavad ju rohkem aega kui sõbrannadele. Et enam nüüd ongi see, et me saame kokku iga võib-olla paari kuu tagant nagu suurema seltskonnaga või mõned korrad aastas. Et jah, kurb on see. Ma saan täiega aru, mis sa mõtled ja miks sa nii tunned ja ma ikkagi tahaks öelda, et kui vähegi on endal selleks soovi, siis minu arust võiks küll olla nii, et on mingisugune nagu selline lähedasem ring, kellega ikkagi on tihedam suhtlus. Ma arvan, et see on täitsa realistlik, et nagu kas või siis leida need inimesed või nagu sa ütlesid, et vähemalt üks sõbrannadest nagu tundus olevat valmis ka nagu selliseks nagu rohkemaks suhtluseks, et siis temaga tõesti nagu kuidagi võtta üles see suhtlus niimoodi või nagu alguses kas või siis nagu ise panustada sinna rohkem, et nagu hakatagi tihedamini kirjutama, et mingid oma asju kas või, et siis ta saab ka aru sellest vibe'ist, vaata, et mingi oh my god, täna ma ei tea, oli tööl mingi mega raske päev ja mu ülemus ütles seda või seda, või nagu sükest, vaata, saad aru, nagu mingit igapäevast teemat nagu rääkida. Sest et minul on küll niimoodi, et esiteks ma ikkagi kõikide sõbrannadega üritan, kõigiga päris iga kuu ei näe, aga ma üritaks enam-vähem nagu iga kuu näha või siis vähemalt 2 kuu tagant. Ja siis on mul Anette ja Laura, kellega me tõesti nagu ikka kirjutame igapäevaselt. Et nendega see chat ongi siuke, et ma võin sinna ükskõik mida saata. Ma võin sinna saata, oh my god, poes oli mingi uus toode ja see maitseb nii hästi või mingi, kas te seda uut kohukest olete proovinud või siis ma võin rääkida oma nagu mingitest suurtest muredest või mingi oh my god, I'm so stressed või et ükskõik millega ma võin sinna minna või mingi pildi saata mingist riideesemest, oh my god, kas ma ostan selle. Ma ei tea, miks kõikide asjade ette läks oh my god. Ärge küsige, igatahes. Et ma arvan, et see on täitsa realistlik, et nagu selline kas üks inimene või üks väiksem ring inimesi nagu võiks olla ja saab olla ka täiskasvanu eas, et ma usun ikka on neid inimesi veel, et ei ole kõik inimesed selle arvamuse juures, et ongi nii kiire ja sõpradeks polegi aega. Minu arvates sõbrad on väga-väga olulisel kohal elus ja nad peaksidki olema ja selleks, et see nii oleks, siis tuleb ise sinna päris palju panustada, tuleb hoida neid sõprussuhteid ja ma saan aru, et sinu jaoks ongi see valmisolek selleks ja kõik nagu on olemas, et lihtsalt sul ei ole praegu seda teist inimest. Ja ma nagu täitsa julgustan, et võib-olla seda inimest praegu veel ei olegi sinu elus, aga ta võib tulla su ellu ka täiskasvanu eas, keegi, kes otsib just sellist sõprust, et iga päev võib vahepeal midagi kirjutada, mitte nagu mingi kohustusena, aga selline, et kui mul tekib tunne, siis ma saan seda teha. Et ma nagu ei mataks seda lootust või soovi täiesti maha, sest ma arvan, see on väga normaalne. Ja ma usun, et ikkagi on olemas selliseid inimesed. Ma mõtlen, kui mina olen näiteks selline, et mulle ikkagi meeldib, et mul paari sõbrannaga on siuke igapäevane suhtlus, rohkematega ma ei suudakski igapäevaselt suhelda, et jah, ma ka nagu liiga palju ei taha. Aga et kui juba mina olen siuke, sina oled siuke, ju neid inimesi on ikka veel, et ei ole nii, et kõigil on nagu nii kiire, et mitte midagi siin elus ei jõua ja ausalt öeldes, kui sa kuulad praegu ja sa oled üks nendest inimestest, kellel on nagu kogu aeg nii kiire ja sa ei leia oma lähedaste jaoks aega, siis võib-olla tasub nagu korraks prioriteedid üle vaadata ja vaadata oma elule otsa nagu väga ausalt,
et mida sa tegelikult oma elus tahad, kas sa tahadki nagu orav rattas kogu aeg joosta. Ma saan aru, et mingitel ajaperioodidel elus, noh, sul ei ole valikut ja ega ma olen ise ka seal olnud. Et ma absoluutselt ei taha sind nagu midagi õpetada või midagi sellist, ma lihtsalt nagu tõesti tahaks, et inimesed teadlikult teeksid oma valikuid, mitte et lihtsalt elu kuidagi läheb mööda ja siis sa oled järsku 40 ja su ümber ei ole mitte ühtegi sõpra ja sa mõtled, kuidas ma jõudsin siia. Et sellepärast tasub ikkagi nagu kohal olla oma elus ja oma valikute juures nagu päriselt mõelda, kas see on see, mida ma tahan, mida ma tegelikult tahan ja kuidas ma saaksin oma elus selle jaoks ruumi teha. Et kui ma tegelikult väga väärtustan sõprussuhteid, siis ma usun, et mingi viis on ikkagi ka sinna panustada oma kiire elu kõrvalt. Kas või mingi regulaarne kõne, iganädalane telefonikõne, FaceTime, mis iganes. Et lihtsalt mingi aeg, kas või pool tunnikest panna selle sõpruse jaoks kõrvale, sest see on sulle oluline. Või näiteks, ma ei tea, mõned inimesed käivad jooksmas, okei, jooksmise ajal vist tegelikult ei saa väga rääkida. Ühesõnaga, ma tahan seda öelda, et võib-olla on võimalik ikkagi integreerida ka mingi muu tegevuse juurde, noh, kodus koristad või noh, me Anette ja Lauraga tihtipeale, kui me teeme oma neid FaceTime, noh, meil kestavad need mitu tundi ja samal ajal, ma ei tea, kes teeb süüa, kes koristab, kes maalib, noh, seal on mina, et igaüks teeb mingeid oma toimetusi ka kõrvale, aga me leiame selle aja, et jutustada ja kurssi viia üksteist, mis meil elus toimub ja et jah, kuidagi nagu mul hakkas nii kurb, kui sa ütlesid, et noh, et kas see ongi nüüd siis täiskasvanu iga, et ma ise nagu tahaks sellele vastu vaielda, et ikka täiskasvanu eas ka võivad olla väga tugevad sõprussuhted ja sellised lähedased sidemed, mis ei ole see, et ma iga mingi 3 kuu tagant näen kedagi ja siis alles räägime, sest et ma ütleks, et kuigi ka need sõbrad saavad olla väga lähedased ja väga head sõbrad, kellega sa iga 3 kuu tagant näed, siis ikkagi, ütleme, nii mõnigi infokild lihtsalt jääb jagamata, kui see vahe on nii pikk. Et kui sul on kellegagi sihuke, noh, igapäevane, ülepäevane suhtlus, siis nad paratamatult, nad on kuidagi palju rohkem ühenduses sinuga ja see nagu kuna nad teavad ka mingeid väiksemaid asju, siis nad saavad ka võib-olla mingist suuremast pildist paremini aru ja et noh, nii lihtsalt on. Ehk siis jah, ma ei teagi, ma arvan, ma ütlesin kõik ära, mis ma tahtsin öelda ja juba kordasin ennast ka ilmselt 3 korda. Aga jah, sain öeldud oma mõtted. tere, Kaisa! Tead, mul ei ole nagu väga suur mure või probleem, aga lihtsalt see on mu südamel. Ja nagu võib-olla sa oskad lihtsalt nõu anda või mind motiveerida, et kuidas sellest tundest või kuidas ma suudaksin seal nagu parema enesetundega käia. Ja mu teema puudutab jõusaali. Varasemalt siis ma käisin jõusaalis oma sõbrannaga, aga nüüd ma kolisin septembrist alates uude linna. Ja mul seal uues linnas on ka nagu juba uued sõbrannad. Ja ma pakkusin neile välja, et kas keegi tahaks minuga jõusaalis koos hakata käima. Aga kellelgi pole eluliselt aega, et minuga koos seal käia. Siis ma hakkasin uuesti üksi käima. Ja ma ei olnud nagu varasemalt nagu üksi nagu täielikult niimoodi käinud ja ma lähen sinna, mul on selline tunne, et kõik vaatavad mind. Ma tean tegelikult, keegi ei vaata mind, aga see tunne nagu, kui see tekib, siis see nagu tõmbab jõusaali motivatsiooni ära. Ma tean, et mu kehal ei ole midagi viga, mul on ilus keha ja nagu kõike, aga nagu see lihtsalt tunne on võib-olla häiriv, nagu iseendal nagu süvenenud sees. Nagu kõik vaatavad, ma tean, nagu ei vaata ja ma nagu tean, mida ma teen seal. Aga lihtsalt see nagu tõmbab motivatsiooni alla, ma mõtlesin, et see on selline 1 kuu värk. Et nagu, et kuu aja pärast ma saan üle, et see ongi algusasi, et ma käin nüüd üksinda ja värki. Aga see tunne on nagu ikka veel ja nüüd ma nagu olen nagu, ma lähen sinna enda pärast nagu kogu aeg nagu võib-olla sunnin ennast minema sinna. Aga nagu ma tulen alati sealt hea tundega ära. Kui lihtsalt nagu võib-olla soovikski nõu või nagu mingit motivatsiooni või midagi, kuidas ma sellest tundest lahti saan. Ma ei tea isegi, kas sa oskad nõu anda. Ma arvan, et see on teistel naistel ka. Aga lihtsalt nagu, kuidas motiveerida nagu ennast sinna minema. Või ma ei tea, või äkki sa oskad mingit motivatsiooninõu või midagi sellist anda. Jah, aitäh, et sa kuulasid seda.
Tead, ma ütlen kohe ära, et siin on juba väga tugevad plussid. Esiteks, sa ütlesid, sa tead, mida sa seal teed. Tead, kui paljudel inimestel on tegelikult nagu see mure, et nad ei tea, mida seal jõusaalis teha, et tahaks minna, aga ebakindlus selles osas, mida seal teha. Selle sa ütlesid ise vähemalt ära, et sa tead, mida sa seal teed. See on super suur pluss juba. Asi, mida mina näiteks ei ole alati tundnud. Teine asi, sa oled oma kehaga rahul. Ka nii suur pluss juba. Nii paljudel naistel on ju ebakindlus juba selles osas, et ei tunne ennast hästi oma kehas ja juba see lihtsalt tekitab nagu palju sellist ebamugavustunnet. Et sul on juba 2 nii suurt plussi, sa oled sõbrannaga käinud, sul on ikkagi, sa nagu tead sükest jõusaali etiketti, sa oled seal varem käinud, sa tead nagu, kuidas asjad toimivad, on ju. Et tegelikult nagu väga tugev põhi on all. Mul endal oli täpselt samamoodi. Ma hakkasin käima Kaisaga ja siis üksinda ma ei julgenud üldse käia alguses, me käisime kogu aeg koos ja Kaisa meil põhiliselt neid jõusaali kavasid tegi, ma tegin tema järgi lihtsalt, tema nagu vaatas ka üle, et kas ma ikka teen õigesti asju ja nagu tänase päevani ma olen lihtsalt nii õnnelik ja tänulik, et mul oli selline sõbranna, kellega sinna minna, sest et tänu sellele ma üldse tänasel päeval üksinda julgen jõusaalis käia. Et ma tean, mida ma teen, isegi nüüd, kui ma olen mingisuguseid uusi harjutusi omale kavadesse võtnud, mida me koos näiteks kunagi Kaisaga ei teinud, siis lihtsalt ikkagi see mingi baas on all ja ma olen see, kes vaatab alati TikTokist nagu mingi 3 erinevat videot vähemalt mingi harjutuse kohta, et ma saaks täpselt aru, kuidas seda tegema peab. Aga selles suhtes on nagu keeruline jah, et sa justkui tegelikult ise ütled ka, et sa saad aru, et kõik inimesed ei vaata sind. Et tegelikult on igaüks läinud sinna enda pärast ju ja sina käid ka seal enda pärast, täpselt nagu sa ka ütlesid. Et sa ütlesid tegelikult nagu nii õiged asjad välja, kõik see, mida ma olekski tahtnud sulle öelda, et keegi ei vaata sind või isegi kui vahepeal vaatad, sa ju vaatad ka jõusaalis lihtsalt ringi, kui sul on mingi paus harjutusest või nagu, et see on lihtsalt nagu normaalne ja nagu enamus inimesed käituvad enam-vähem nii nagu sina. Alati on erandeid, aga nagu kujuta ette, et kõik inimesed on nagu sina. Nad kõik muretsevad aeg-ajalt, omagaad, kas keegi vaatab praegu, kuidas ma midagi teen, ma ei taha, et keegi vaatab ja nad kõik on tulnud sinna sellepärast, et olla tugevamad, paremas vormis, okei, need eesmärgid on natuke erinevad, on ju, aga iseenda jaoks on kõik sinna tulnud. Ehk siis väga õige, nad keegi ei ole sinna tulnud, et sind vahtida ja kuidagi mina ikkagi tahaks uskuda, et kui sa oled järjepidev ja kui sa lähed iga kord sellest tundest läbi, et sa tead, et sul on veits ebamugav, aga sa ikkagi lähed, sellepärast et sa lähed iseenda pärast sinna, siis ma tahaks uskuda, et see mõne aja möödudes ikkagi kaob ära. Et ma soovitaks väga mitte sellele tundele alla anda. Et ma ei tea, see nagu nii täpselt mulle praegu ei kirjeldanud, on ju, et kas on ka jäänud selle tunde pärast minemata. Et ma nagu soovitaks nagu hästi järjepidevalt sellest tundest kogu aeg läbi minna. Kogu aeg ikkagi valida iseennast, valida seda, et sa tahad enda jaoks midagi head teha ja kui sa kogu aeg lähed sellest ebamugavusest läbi, siis ma tahaks nagu peaaegu, et garanteerida, et see peab ära kaduma. Ja kuidagi nagu jah, võib-olla nagu meelde tuletada, et need kõik inimesed on nagu samasugused nagu sina, nad on nagu tulnud sinna, et teha mingi oma asi seal ära ja siis nad lähevad ära. Et sa tead seda ise ka, et sina ei ole maailmalava, nagu me ei huvita tegelikult teisi inimesi mitte kunagi nii palju, nagu me ise arvame, et me huvitame. Et nagu tegelikult me huvitame siin elus üldse pigem väheseid inimesi. Ma ei tea, kas ma sõnastan seda õigesti, kas on aru saada, mida ma mõtlen. Ja ma ei taha, et see ka kuidagi halvasti kõlaks, et nagu mitte keegi, et sa ei koti mitte kedagi, nagu mitte see, aga nagu kinda nagu, et me oleme kõik siin väiksed sipalgad, kes nagu elavad oma elu teiste sipalgate vahel ja nagu kuidagi proovida seda pinget vähemaks võtta sealt. Ja kui nagu väga praktilisest poolest vaadata, siis võib-olla, kui sul on võimalik minna sellisel ajal, kus on vähem inimesi, vali need ajad. Kuigi ma nagu pigem ikkagi soovitaks, nagu ma ütlesin, nagu kogu aeg sellest ebamugavustundest läbi minna. Ja kuidagi nagu katsu olla hästi nagu selles omas mullis, mina käin jõusaalis niimoodi. See on kohati võib-olla isegi mitte kõige parem, sest et
noh, ma ei tea, võib-olla seal on mõni tuttav, keda ma lihtsalt ei näegi, sellepärast et ma olen kuskil omas mullis, aga mul plästib kõrvaklappidest oma mingi muss. Ma tean juba nagu, kui ma jõusaali kõnnis, ma alati mõtlen läbi, mis harjutused ma teen, mis järjekorras ma teen, et ma lähen nagu mega selge siukse plaaniga sinna. Mul on ka tavaliselt oma peas nagu mingisugune ajaline piirang, mis ajaga ma võiks olla tehtud. Ma ei mune seal niisama. Ja noh, ma ei tea, pausi ajal ma olen telefonis, ma ei vahi ise ka super palju ringi nagu. Ehk siis mina ei tea lõpuks, kas keegi vahib mind või ei vahi mind. Ja tead, nii ongi parem. Ja ma sellele ei mõtle ka väga. Mina olen seal, et oma need 6 harjutust ära teha ja minek. Ja ongi kõik. Vot, aga tead, ma sulle targemalt midagi öelda ei oska, ma ei tea, kas ühestki asjast oli abi, mis ma ütlesin, aga tegelikult sa tundud, et sa saad ise väga hästi nagu mõistusega asjadest aru ja nüüd lihtsalt sa pead nagu oma keha sellele mõistusele nagu järgi tooma kuidagi. Minul on natuke selline mure seoses ühe oma sõbrannaga ja minu peas ongi selline dilemma, et mida siis teha ja kas üldse midagi teha. Nimelt minu sõbranna on olnud siis alla poole aasta, mõned kuud suhtes siis ühe meesterahvaga ja eks siis üsnagi lühikest aega ja nad on suure enamuse sellest ajast olnud ka distantsi suhtes. Ehk siis nägi küll iga nädalaselt, aga mitte nii tihti võib-olla kui inimesed, kes elavad samas piirkonnas. Nii, ja ühesõnaga nüüd mingi aeg tagasi sõbranna siis ütles, et nad kolivad kokku. Ja muidugi nagu sõbrannana mul on tema üle väga hea meel, et ta leidis omale kellegi toreda. Ma olen ise ka seda meest näinud, et ta on armas ja tore. Aga mille pärast mul see dilemma on see, et tunnen, et see käib kuidagi nagu nii kiiresti neil, et nad on vähem kui pool aastat tundnud üksteist. Neil käis üsna kiiresti see, et nad tutvusid ja siis nad läksid põhimõtteliselt kohe suhtesse. Ja siis mõned kuud deitisid ja nüüd siis kolivad kokku. Ja ma tean, et inimesed ongi hästi erinevad ja see tempo samuti on erinev. Aga ma ju tean ka oma sõbrannat ja ta ei ole tegelikult üldse selline kiirustaja tüüp. Et ma lihtsalt mäletan nagu mingid vestlused, mida me oleme varem pidanud sellel samal teemal ja siis ta ise on ka öelnud, et ta nagu ei saa aru, et kuidas inimesed nii kiiresti suudavad selliseid otsuseid teha ja oma elu muuta. Ja siis nüüd ta on ise see, kes kiirustab päris palju. Ja siis ma nagu kõrvalt vaatajana see dilemma ongi see, et ma ei tea, et kas nad peaksid jätma selle asja sinna, et las nad olla õnnelikud ja proovivad ja võib-olla neile tõesti sobibki see, et nad väga kiiresti kõike teevad. Et nad selle mõne kuu jooksul on mõlemad üksteise suguvõsadega tutvunud, juba mitmel reisil käinud koos, et kõik on nagu väga kiiresti minu jaoks. Võib-olla siis tema jaoks tõesti mitte, aga lihtsalt ma nagu tean, et ta tegelikult ei ole selline ja ma ei tea, et kas siis see armumine on nii pähe löönud või niimoodi, aga ma sõbrannana lihtsalt tunnen hirmu, et kõik on nagu nii kiiresti, et noh, see väljend ka, et mis kiiresti tuleb, see kiiresti läheb. Ma ka kuidagi ei taha, et tuisapäisa tehtud otsused kuidagi halvasti lõppeks ja siis ühe korra ma niimoodi pehmelt mainisin oma muret, et ma küsisingi tema käest, et kuidas ta ise tunneb, et kas see on õige otsus ja ei ole liiga vara kuidagi tehtud. Ütles, et tema on nagu hästi, et nad on sarnased inimesed, et neil ei ole ühtegi lahkheli ka veel olnud. Ja siis ma oma peas mõtlesin, et no jah, sest et te olete nädal aega koos elanud, et selle aja jooksul nagu ma arvan, ei tekigi neid lahkhelisid väga palju. Ja ühesõnaga ma ei teagi nüüd, mida teha, et ma tunnen, et see nagu mind ennast vaevab, sest et ma tunnen muret oma sõbranna pärast. Aga miks ma saadan ka sulle selle sõnumi on see, et ma kuidagi ei julge temaga sellest rääkida, sest et iseenesest see ei ole minu asi. Et kui see talle sobib, siis see on fine. Teiste sõbrannadega kuidagi tunnen, et ma ka väga ei taha sellest arutada, et ma ei taha olla selline, kes on tagant selga rääkija ja klatšija. Aga ma tunnen, et see kuidagi vaevab mind ja võib-olla sinul on mingisugune hea perspektiiv sellel, et
et kas see on üldse nagu okei olukord ja mida siis sellises olukorras kõrvaltvaatajana teha. Tead, esiteks, mis ma kohe tahan ära öelda, et see on väga armas, et sa muretsed, sa tõesti hoolid oma sõbrannast. Et see on kõik väga arusaadav, aga võib-olla ka selleks, et sinult ka seda nagu pinget maha võtta, siis mis ma tahan ka kohe ära öelda, on see, et ega sinul ei olegi tegelikult väga palju siin midagi teha. No põhimõtteliselt sul ei ole midagi teha. Kui siis võib-olla tõesti veel nagu sõbranna endaga sellest rääkida, et sellega ma olen täiesti nõus, et ei ole mõtet nagu teiste sõbrannadega seda kuidagi arutada. Et et ma saan aru, miks sa mulle saadad, ma olen erapooletu, ma ei kuulu üldse sinna olukorda ja ma lihtsalt saangi sulle anda nagu mingisuguse okei, kas objektiivne, see on nagu palju öeldud, aga erapooletu siukse vaate olukorrale, on ju. Aga kui sa midagi üldse saad teha, siis see ongi võib-olla veel lihtsalt korra nagu üle uurida. Minu nagu ainus mõte, mida ma võib-olla tahaksin sõbrannalt küsida, on see, et ega ta ei tunne survet kaaslase poolt neid samme niimoodi kiiresti teha. Ja kui aus vastus sellele on ei, et ma tõesti tunnengi, et ma tahan ise ka kõiki neid samme teha ja see on meie nagu ühine soov olnud ja ka minu enda seest tulev soov, siis tegelikult see vastus peaks sulle andma siiski nagu mingit sorti rahu. Et kui sa oled ka ise näinud seda meest ja ei ole ei sellest ega ka ühegi sõbranna jutust välja tulnud mingisuguseid punaseid lippe, et oleks mingi nartsissist, laavpombija või et tal oleks nagu võib-olla mingisugused halvad tagamõtted, et kui seda ei ole olnud, siis tegelikult ei ole ju põhjust muretseda. Sest et nagu sa ka ise ütlesid, inimesed on erinevad ja tead, olukorrad on erinevad, et isegi kui sõbrannad tõesti ongi varem ka olnud tõsimeeli nagu seda meelt, et ei ole vaja kiirustada. Ma ütlen ausalt, ma olen ise ka selline inimene, et mina ei arva, et peaks nagu väga kiiresti, ma ei tea, kokku kolima kiiresti mingisuguseid suuri samme tegema. Aga tead, seal on siuke väike klausel juures, et võib-olla me ei ole lihtsalt elus ise päris sellist, ma ei tea, sidet või sellist kohest sädet kogenud. Me ei ole ise seda tundnud, et tegelikult situatsioonid on nii erinevad, et võib-olla see on tõesti nii tema inimene ja ta tundis selle kohe ära, sest ma usun, et on ka võimalik päris kiiresti ära tunda see päris enda inimene ja siis miks peab nagu ka ennast sundima, aeglustuma, kui sul tõesti on see õige tunne sees, siis ma ka seda ei usu, et peaks nagu lihtsalt järgima mingisugust reeglistikku, mis ühiskond on nagu peale surunud kuidagi või lähedal olevad inimesed, et mulle nii väga meeldib ja kõik on nii tore, aga ei, ma ei tohi veel näiteks, ma ei tea, reisile minna või ma ei tohi veel kokku kolida. Et seda ma nagu ka ei usu, et asjad peaksid minema niimoodi naturaalselt ja kui need on naturaalselt läinud niimoodi kiiresti ja kõik on ju hästi, siis tegelikult ma arvan, ei ole vaja nagu üle ka muretseda. Et võib-olla me mõtleme kohati nagu mingid olukorrad hullemaks enda jaoks, kui nad on. Muidugi tasub nagu valvas olla ja seda sa võid ju olla, et nagu sellise väga kaine pilguga seda kõike kõrvalt vaadata ja kui midagi tekitab sinust tõesti nagu muret, kui on mingisugune red flag, siis seda välja tuua sõbrannale, seda sa saad teha, aga ega sa midagi muud teha ei saa. Sina tema eest otsustada ei saa. Sina ei ole ka tema kingades, sina ei tunne neid samu tundeid, et sinul ilmselgelt ju selle mehega see klappi ei ole, nagu et sina ei ole armunud. Seega ma arvan, et sa ei saa nagu ennast päris sinna olukorda panna, sa ei ole sellises olukorras olnud ja pigem kui kõik on hästi, lihtsalt tõesti nagu tunda siirast rõõmu. Et sõbrannal võib-olla tõesti ta ongi leidnud oma eluarmastuse ja lähebki kõik niimoodi ludinal. Ja tegelikult, mis minu arvates on positiivne märk, kuigi sina võib-olla tõid selle natuke nagu teises valguses välja, siis mina arvan, et seda enam, kui nad on juba mitmeid kordi suguvõsade peredega üksteisel kohtunud ja nad on mitmel reisil käinud, siis tegelikult see on ju juba väga hea alus selleks, et kokku kolida. Veel hullem oleks minu arust, kui nad poleks ühelgi reisil käinud, nad poleks ühegi perega tuttavaks saanud ja siis kolivad kokku. Vaata, see on nagu siuke veider. Aga kui ongi juba koos reisidel käidud, reis on ju alati öeldakse siuke hea
nagu mõõdupuu, et aru saada, et kas klapime, ei klapi inimestena, on ju, mis on need soovid, vajadused nagu justkui igapäevaelus, noh, kuigi reis on ikkagi teine kui igapäevaelu, aga no saad aru, mis ma mõtlen. Et siis need on tegelikult päris head indikaatorid juba. Et asi võib-olla toimibki ja ongi leitud nagu hea match. Ja tead, isegi kui ei ole, siis tegelikult seda kiiremini see ju välja tuleb, kui nad nüüd koos elavad. Et noh, nagu sa ütlesid, et koos elades ju noh, või no nagu me kõik teame, koos elades kõige kiiremini tulevadki välja igasugused inimeste siuksed kiiksud ja miinuspooled. Et siis seda kiiremini ka need välja tulevad. Ja siis saab ju alati lahti kolida, okei, lahku kolida. Et ega nad ju noh ei ostnud mingit kodu koos praegu. Ehk siis alati on võimalik lahku kolida, lahku minna, et sa vist ei öelnud, kui vanad kõik osapooled on, aga eriti kui tegemist on ikkagi nagu, ma ei tea, 25+ inimestega, siis ma arvan, ei olegi võib-olla enam mõistlik nagu mega kaua mingite asjadega oodata ka. Noh, jällegi, samas ma ütlen, ma olen ise ka pigem nagu niisugune ettevaatlik inimene, et sellest suhtes ma nagu saan aru sellest seisukohast. Aga ära nagu liiga palju ka stressa, sellepärast et sina ei saa nagunii enda sõbranna eest mitte midagi otsustada. Sina ei ela tema elu, sa ei ole tema kingades. Ja isegi kui sa teda väga hästi tunned, siis tegelikult sinu elukogemused on teised, mille põhjal sina otsuseid teed. Ehk siis proovi mitte liiga palju nagu hukka mõista ka, et ju tal on omad põhjused, miks ta nii käitub. Ja kui midagi, siis lihtsalt tõesti nagu avatult rääkida. Ja kui sa, ma tahaks uskuda, et kui see on hea sõbranna ja kui sa tuled sellisest nagu heast kohast, hoolivast kohast, siis see vestlus nagu väga halvasti ei saa minna, aga sa pead meeles pidama, et sina ei saa kunagi tema eest midagi otsustada ja et sina ei ole ka tema kingades. Et sa pead nagu kuidagi ka ise sinna mingi distantsi jätma, et sa ei oleks nagu liiga, kuidas ma ütlen, involved nagu liiga selles sees on ju, et see on tema elu ja sul on sinu elu, need on ikkagi eraldi, et kui midagi, siis lihtsalt selline nagu hoolivus, et see tuleks välja sellest kõigest, mis sa siis tahad talle öelda. Vot. Tšau, Kaisa. Ma mõtlesin, et ma jagan ühte lugu, mis on minul nüüd sellel aastal väga õpetlik olnud. Nimelt ma lõpetasin ühe sõprussuhte, mida ma juba mõtlesin, ma ei tea, viimased paar kuud teha, aga lihtsalt mul ei olnud julgust, et seda teha. Ja nüüd ma siis tegin selle ära ja peale seda, kui ma seda tegin, sain ma veel tõenduse, et see oli ainuõige otsus. Nimelt mul oli üks sõprussuhe, mis oli mu ühe endise kolleegiga ja ma ütlen ausalt, et ma lihtsalt väsisin sellest ära, kuna see inimene oli pidevalt ülimalt negatiivne elu suhtes ja pidevalt oli ta ohvri rollis ja tahtis nagu vastutuse enda elus toimuva eest väga palju teiste õlule panna. Ja kõik teised olid alati süüdi, kui temaga midagi nagu juhtus. Ja see oli lihtsalt väga-väga väsitav. Et justkui, kui tal olid rahalised probleemid ja ta palus näiteks ennast aidata viia näiteks taarat või midagi ära ja ma ei saanud teda aidata, sest mul tõesti polnud selleks aega, kuna mu enda elu on ka väga-väga tempokas, siis sain ma sellise teksti temalt, et tal oli väga kehv tunne aasta lõpus, kuna tema lootis minu peale ja tal olid rahaliselt väga kehvad olud. Aga ma tunnen, et ma ei pea seda vastutust võtma, sest et mina ei saa teiste rahalise heaolu eest vastutada. Ja mul oli ka sünnipäev ja enda sünnipäeval olin ma nagu tõesti pika päeva tööl ja ma ei saanud peaaegu telefonile ligigi. Ta oli mulle helistanud, aga ma ei saanud seda vastu võtta. Ma nägin hiljem, et oli mulle helistanud, aga ma nägin, et oli ka tegelikult peale seda tehtud kõne mulle kirjutanud, soovinud õnne ja ma tänasin teda selle eest. Ja peale tööpäeva ma läksin koju. Ma olin meeletult väsinud ja mu elukaaslane oli mulle üllatuse teinud, ta oli laua katnud, lilled kinkinud ja kutsus ka enda lähedased inimesed meile külla selleks õhtuks
ja ma jagasin siis seda enda sotsiaalmeedias ja tema siis, see sõbranna siis selle peale kirjutas mulle, et ma isegi ei helistanud talle tagasi, aga ta nägi, kuidas ma veetsin lõbusalt aega sõpradega. Jah, siukene ka armukadeduse toon ja see kõik oli nii väsitav minu jaoks, kuni ma lõpuks tegin selle otsuse ja kirjutasin talle väga viisakalt ja neutraalselt, ütlesingi, et see sõprussuhe tekitab minus rohkem stressi kui midagi muud. Nii et ja soovisin ka talle kõike head ja ütlesingi, et see on lihtsalt nagu minu enda vaimse tervise jaoks see otsus ja ma sain sealt vastu sellise kirja, et see sõprus oligi tema jaoks ainult tähtis, mitte minu jaoks, et see minu jaoks väidetavalt ei tähendanudki mitte midagi. Ja, ja kui palju tema on nagu olnud mulle toeks töö juures, aga see, et mina olin teda väga-väga palju aidanud ka transpordiga ja kõige sellega nagu meie sõpruse ajal, mida ma tõesti tegin südamest ja tahtsin inimest aidata, siis seda seal ei olnud kordagi mainitud, ehk siis inimene ongi väga enesekeskne ja noh, ei näe tegelikult, kui tema jaoks tehakse midagi head, vaid ongi selline, et tahab olla ohvri rollis, vastutust ära anda ja ei näe tegelikult, kui teda on nagu aidatud. Ja ma tegin täiega õige otsuse ja ma tunnen nii head rahutunnet, nii et ma tahangi lihtsalt nagu sellega öelda, et võib-olla keegi teine ka võitleb mingisuguse otsusega oma peas, et tahaks kellegiga sõpruse ära lõpetada, aga lihtsalt ei julge seda teha või kardab, et mis sealt nagu vastu võib tulla, aga ma ütlen ausalt, et see kergendustunne saabub üsna pea. Vot, ja nii ägedat podcasti teed, kuulan sind iga kord, aitäh sulle! Nii armas ja nii tore häälsõnum, et tõesti nagu selline julgustav ja noh, sinu poolt igati arusaadav ja õige otsus. Ma ütlen ausalt, ma ei kannata selliseid ohvrirollis elavaid inimesi, ma ei kannata seda, ma ei suuda ja minu sõprusringkonnas ei ole mitte ühtegi sellist. Et ma ei suuda, kui inimene nagu pidevalt ise paneb ennast sinna ohvrirolli, oi miks minuga küll nii ja minul alati läheb halvasti, mul ei vea mitte kunagi. Noh, siuke, ei. Ma saan aru, kui elus on mingisuguseid hetki selliseid, kus sa nii tunned ja vahepeal ventida ja kõik see arusaadav. Aga kui inimene järjepidevalt nagu on selline saamatu ja ninavingus, negatiivne, ma ei kannata. Otsi lahendusi ja ole tänulik selle eest, mis sul on ja ma ühesõnaga kõik see nagu ma ei suuda, siukse inimesega ma ei suuda. Ja kui ma näiteks nagu näengi, et see ongi, kuidas see inimene oma elu elab, siis mina saan kiirelt aru, et me lihtsalt ei sobi, et see ju on tõesti nii väsitav energia, et iga kord, kui kokku saad, teine inimene lihtsalt nagu ainult kurdab. Oleks see siis see, et inimene kurdab muret ja võib-olla ootab mingit nõu ja te koos leiate lahenduse ja sa näed, et aga siis, ma ei tea, võtab sind kuulda, proovib teises suunas ja on nagu selline optimistlik ja lahendustele orienteeritud, see on täiesti teine asi. Aga kui see on pidev ving ja inimene ei tee ka midagi, et oma olukorda muuta, no see on õudne. Ja nii kahju, et tegelikult selliseid inimesi on nii palju, kes nii elavad, sellepärast, et nad ei saa aru, et nad on ise ennast vangistanud oma kehasse, oma ellu, et ikkagi väga suures osas meie elu on meie enda kätes, et me saame oma valikutega muuta enda elukäiku ja seda, kuidas meil asjad lähevad. Tihti küll see ei ole üldse nii lihtne ja sees on mingisugused peremustrid ja mingisugused traumad, mis kindlasti nagu juhivad meid, aga isegi nendest on võimalik abiga, psühholoogi või terapeudi abiga välja tulla ja hakata tegema paremaid otsuseid. Et ei kannata ohvrimentaliteeti ja väga õige otsus lõpetada see ära niimoodi kenasti, kirjutada kiri, ma arvan, väga, väga hästi tehtud sinu poolt. Ja selles suhtes sellist vastust, mis seal tema poolt tuli, oligi oodata, ta lihtsalt, sa näed, et ta ongi selline inimene. Ja ega ta siis seal lõpus kuidagi nagu imekombel teistsuguseks ei muutu, on ju.
et jah, ja tõesti, ma arvan, see on paljudele julgustuseks, et lõpuks on sul tegelikult ikkagi sees rahu seoses selle otsusega. Sa tunned ennast hästi, sa ei pea enam selle negatiivsusega tegelema. Ja see on tõesti väga väsitav energia, kui sul selline sõber elus on. Hei Kaisa, minul on selline üks lugu, et minu üks sõbranna viimasel ajal natukene käib mulle närvidele ja ma mõtlesin, et äkki, ma ei tea, sul on ka mingit sellist kogemust olnud või oskad mingit teist arvamust siis anda. Et mul üks sõbranna viimasel ajal minu meelest räägib kogu aeg rahast või nagu ta toob välja, et kui ta midagi ostab, et kui palju see maksis ja need asjad on kõik hästi kallid. Et noh, mõne asjaga on nagu arusaadav, et need tooted ongi kallid, et ma ei tea, ta ostis diivani ja diivan tegelikult maksabki mega palju, on ju, kui sa selle USB-st ostad. Aga ka mingid muud asjad, et ma ei tea, saadab mingit pilte või häälsõnumeid, et ta jälle ostis selle, see maksis nii mitusada eurot ja see maksis ma ei tea nii mitu tuhat eurot. Siis ma olen nagu iga kord, et okei, väga tore, nagu mul on hea meel sulle, et sa saad neid asju osta ja see tekitab sulle rõõmu. Aga miks on nagu oluline kõigil teada, palju see maksis, et ma arvan, et kõigile nagu piisab infost, et nii tore, et sa ostsid selle diivani või et sa ostsid selle mingi asja endale veel. Aga ja ma arvan, kui kedagi nagu väga huvitab, palju see maksab, siis ta nagu küsib eraldi seda. Aga ta kogu aeg toob välja ja saadab pilte, et palju mingid asjad maksavad, et mis ta kõik ostis. Ja ma see natuke ebameeldiv või nagu ma ei oskagi öelda. Siis ma ei saa mõelda, et miks ta seda teeb, sest ta nagu varem ei teinud seda. Et võib-olla see on siis sellest, et mõned aastad tagasi tal veel endal sissetulekut väga ei olnud ja elas nagu elukaaslasega ja tema rahakotis siis põhimõtteliselt. Aga nüüd tal on oma töökoht ja teenib raha, et võib-olla see on siis see, et ta nüüd saab ise lubada neid asju endale ja tunneb sellest rõõmu, mis mina tunnen ka sellest rõõmu, et ta ei pea enam nagu muretsema raha pärast nii väga, aga ma ei tea, ühesõnaga ikka nagu päris närvidele käib ja mul on olnud nagu varasemalt ka mingeid inimesi, kes nagu väga rõhutavad seda, kui palju mingi asi maksis ja ma ei tea, minu meelest see on nagu nii ebaoluline või kui mind tõesti huvitab, siis ma ju küsin. Miks ma naersin vahepeal on see, et sa vist lasid seda setting spray'd samal ajal, kui seda häälsõnumit tegid, et nii vahva, et nagu sa mingi kodus paned valmis ja siis oled mingi, ma saadan Kaisale häälsõnumi. Et täpselt niimoodi ma ette kujutasingi seda podcasti oma vaimusilmas ka, et girls just being girls, nagu sa, ma ei tea, jalutad õues või lähed kuskile või paned valmis ennast või mis iganes ja lihtsalt oled nagu mingi, okei, ma saadan Kaisale voice'i. Nii et I love it. Aga tegelikult põhimõtteliselt see nagu ühe põhilise minu mõtte juba ise nagu vastasid ka sellega ära, et minu küsimus olekski olnud, et kas ta on äkki hiljuti kas vahetanud töökohta, et tal on nüüd selline töökoht, kus ta saab sellist palka, et ta saab endale asju lubada või et kas ta on tulnud äkki vaesest perest ja ta tegelikult ei ole kunagi saanud endale põhimõtteliselt nagu toredaid asju lubada. Et aga sellele sa nagu ise vastasid ära, et tõesti hiljaaegu tal alles tekkis enda rahakott. Ja tead, ma arvan, see on tema jaoks tõesti ongi väga suur asi. Ja põhjusega ju tegelikult on ju, et see ongi nii suur asi, et inimesel on enda sissetulek oma raha, sa ei sõltu mitte kellestki teisest ja sa saad teha südamerahuga neid valikuid, mida sina tahad teha oma rahaga. See on selline privileeg ja see on selline rõõm. Mul endal lihtsalt vahepeal tuleb see nagu meelde, et oh my god, see on ju minu raha. See on kõik nagu minu raha ja ma võin sealt poest osta nagu põhimõtteliselt, mida ma tahan. Võiks olla mõistlikkuse piires, aga see on juba ka kõik minu enda teha, on ju. Et ma arvan, et see kõik tuleb sellest, et ta ei ole harjunud sellega, see on tema jaoks päriselt väga suur asi ja see, et ta saab selliseid kallemaid asju osta, ta ei ole seda varem saanud ja seega see tekitab temast tõesti nagu ekstra head tunnet ja tema, ma arvan, ta ei saa ise sellest aru, kui läbipaistev see on. Ja et see võib ka närvidele käia, ma usun, et ta ei teadvusta seda absoluutselt, et temas endas ilmselt on sees see väike tüdruk, kes kilkab seal. Oh my god, sa saidki endale osta 300 eurose koti, mida pekki?
et ma arvan, et see väike tüdruk kilkab nii kõvasti, et see on üle kõigest sellest, et kas ma peaksin nagu üldse ütlema iga asja juurde selle hinna, ilmselt ei oleks vaja. Et ma arvan, see on tema sisemine laps. Aga mida siukses olukorras teha? Ma ei tea. Vaata, kuna ma ei ole seal olukorras, ega ma seda nagu mega hästi ette ei kujuta, et kui häiriv see on, et kas äkki võib piisata sellest, kui sa oma peas nagu saadki sellest aru, et okei, see on tema, kas siis mingi kompleks või lihtsalt tema nii suur rõõm, et tead, lasta siis olla sellega. Et mind see ju päeva lõpuks kuidagi ei mõjuta, see ei tee ju sind kuidagi kadedaks, on ju. Sul on ju lõppude lõpuks savi, kas ta ostis endale 30 € koti, 300 € koti või 200 € diivani või 2000 € diivani. Et kui sinul päriselt see mingit kadedust sees ei tekita ja sa saad aru, miks see tema poolt nii on, siis võib-olla on nagu võimalik sellest mööda vaadata. Kui see on nagu tõesti mingi super mega häiriv ja sul on raske sellest mööda vaadata, siis kui ta on hea sõbranna, siis võib-olla sellest rääkida, kuigi see tundub nagu päris keeruline teema, millele nagu, et ma ei tea isegi, kuidas täpselt läheneda sellele, sest et see võib tabada mingit väga õrna kohta. Et aga kui teil on ka varem mingit deep chat'e olnud, siis võib-olla kuidagi nagu hästi pehmelt see teema üles võtta, aga ma isegi praegu ei oska öelda, kuidas. Et ma olen märganud, et sinu jaoks on nagu väga oluline välja tuua asjade hindasid, et kas sa oled ise muidu selle peale mõelnud, et miks see sinu jaoks oluline on? Äkki niimoodi. Aga isegi see, ma ei tea, võib-olla ikkagi võib kuidagi nagu valesti välja kukkuda. Võib-olla ChatGPT-ga natukene arutada, kuidas seda teemat üles tuua, kui sa tõesti arvad, et see on oluline asi, mida mainida või et kui sa ei kannata seda välja. Ja. Issa, mul oli tegelikult välja valitud 3 voice'i veel siia episoodi, aga mul on tunne, et ma olen juba nii pikalt jäppinud, et ma peaks lõpetama, nii et ma jätan need 3 tükki kuskile mujale episoodi. Aga minu arust oli põnev arutada teie sõbrannade murede üle ja on aeg jagada ära auhinnad. Ma annaksin Browsi 35 € kinkekaardi siis selle jõusaali voice'ile, siis see voice, mis rääkis sõbranna väga kiiresti arenevast suhtest, kuna see oli minu arust ka nagu huvitav arutelu, siis sinule ma annaksin siis need Hey Organics tooted ja siis Kasti Heavenlit ma annaksin sellele voice'ile, mis rääkis toksilise sõprussuhte lõpetamisest. Et ma arvan, et see oli väga vajalik lugu siia episoodi. Aga südamest suured tänud kõigile, kes ikka mulle oma voice'e saadavad. Ma tean, et mul on siin täitsa mitu inimest, kes täitsa kohe niimoodi aeg-ajalt saadavad ja minu poolest miks mitte, et absoluutselt ei ole see, et kui sa oled ühe korra saatnud, sa ei tohiks rohkem saata. Ei, tekib uus mure, saada uus voice, et kasutagi seda Kirstordil kanalit nagu sellise erapooletu sõbrannana. Ma küll ei saa alati garanteerida, et ma jõuan kõik voice'id ette võtta, et mingi valiku ma pean ikkagi tegema, aga olen väga tänulik nendele, kes on oma lugusid jaganud, et tänu teile saan ma edasi teha seda, mis mulle väga meeldib. Ma tõesti väga iga nädal naudin seda mahaistumist ja pläkutamist ja loodan, et teie ka naudite. Nii et suur aitäh kõigile, kes voice'e saadavad ja kõigile, kes ka niisama kuulavad. Et kui sulle see podcast meeldib, siis jaga ikka oma sõprade ja sõbrannadega ka, et mida rohkem kuulajaid, seda rohkem igasuguseid vahvaid üritusi tulevikus ja muud lisavärki ka, et tahaks ikka jõuda aina rohkemate inimesteni. Aga suur aitäh, et kuulasid! Kuuleme näeme järgmises episoodis. Tšau!